Tere, armsad jälgijad ja tere, kui sa leidsid mu video alles esimest korda. Täna kolmapäev, hetkesõnumi aeg. Ma täna tegin niimoodi, et enne kui ma üldse hetkesõnumit hakkasin vaatama, siis ma tegelesin väga pikalt maandusega, käisin veel looduses jalutamas. Imemõnus ilm oli täna, kuigi päikest ei ole, aga kuidagi see ilm oli nii mõnus ja rahulik ja mere ääres oli täna fantastiline olla. Tavaliselt ma teen kõik need videod hommikul esimese asjana ära, siis on ülejäänud päev minu päralt. Aga täna ma tundsin, et ma tahan teha vastupidi. Ja ju siis oli niimoodi vaja. Hakkasin häälestama sellele tänasele kollektiivsele sõnumile ja sellele, mis läbi minu täna siit tulla tahab. Mul tuli selline teema, toodi läbi nagu turvatunne. Turvatunne versus kinnitus. Ehk siis kinnitus selles osas, et me otsime väliselt kinnitust, teadmist, seda jah või ei vastust, siis nii-öelda seda teadmist, mis annab meile turvatunde. Aga kas see on turvatunde puuduse maskeering või see on päris turvatunne? Ehk siis tegelikult suures osas on see ikkagi maskeering, sest iga kord, kui me iseenda tasakaalu hoidmiseks nõjatume suures plaanis välisele, siis on see meie sisemise puudujäägi maskeering, mitte see päris tunne. Ja kui sinus ongi praegu üles kerkinud see koht, et sa ootad väliselt mingisugust kinnitust, kas mingisugust jah-sõna või mingisugust ei-sõna või mingisugust seda välist teadmist, et miski ütleks sulle, et see, mis sinu sees toimub, kas sellel on õigustatust või sellel ei ole õigustatust, mis iganes, et sa vaataks selle tunde alla, miks sa otsid kinnitust, mis sa sellega saavutada tahad. Mis on see esimene sõna, mis sul pähe tuleb, kui sa küsid endalt, et mida ma selle kinnitusega saavutada tahan? Kindlustunne, turvatunne, tavaliselt reeglina. Siis hakka vaatama selle turvatunde alla, kes on see osa sinust, kes tahab turvatunnet saada. Kui vana ta on? Ma julgelt võin väita, et sa jõuad oma sisemise lapse juurde. Ja sisemine laps on see, kes tahab täiskasvanu suust kuulda, et kõik on okei, sa ei pea muretsema, sa ei pea tõmblema, sa ei pea olema ärevuses. Ja see täiskasvanu, kelle käest sinu sisemine laps tahab turvatunnet ja kinnitust saada, ei ole keegi sinu ümbritsevatest, vaid see oled sina ise, kes ütleb sinule endale, et see on okei. Et isegi kui väline praegu lööb kõikuma, meil on turvatunne olemas, sest me oleme üksteisel olemas. Meil on turvaline olla oma kehas. Ütle endale, mul on turvaline olla oma kehas. Ja too see tunne endale siia juurtsakra tasandile, mis on meie seal vaagna põhjas. Vii see tunne sinna energeetiliselt. Kujuta kas või ette, et siin on mull, selle mulli peal on tunne, ma tunnen ennast turvaliselt, eks ole. Võta see mull ja visualiseeri, kuidas see mull läheb sinu juurtsakra sisse ja hakka seda seal laiendama ja tunnetama. Räägi endaga kui väikese lapsega, kes vajab lohutust ja tuge. Kas või kirjuta või räägi, vahet ei ole kumb, minul töötab kirjutamine paremini ja hiljem ma räägin endaga. Aga alati sinna ette peab kuuluma see kirjutamine, sest kuidagi see kirjutamine avab mind rohkem. Kui tulevad sellised need emotsioonid üles, eks ole, kui me räägime siin sellest kinnituse otsimisest ja turvatunde otsimisest, mis emotsioonid sinna kõrvale veel tulevad? Mis vajadus on selle all? Mida sinu sisemine laps nende haavadega saada tahab? Ja sõnadena paku seda iseendale. Mul on turvaline, minu kehas on turvaline, ma kuulan ennast, ma märkan ennast, ma olen enda jaoks oluline.
Räägi endaga, tuleta endale meelde, et sa ei ole ennast piisavalt kuulanud, sa ei ole ennast piisavalt märganud, aga nüüd sa teed seda ja nüüd sa võtad selle hetke, et päriselt tähele panna, mis sinu kehas ja tundemaailmas toimub. Et sa jookseks endast välja, väliselt otsima seda, mis ütleks sulle, et sul on lubatud rahu tunda. Keegi teine ei pea ütlema sulle seda, et sul on lubatud rahu tunda ja olla endaga tasakaalus. See tuleb siit sinu seest. Otsi see ülesse. Ja sa ei peagi andma luba, sa ei pea ootama luba. See on loomulik eksisteerimise alus. Et sa ei pea ootama iseendalt luba selle jaoks ega ka väliselt, vaid sa pead astuma lihtsalt sellesse sagedusse. Ühendud oma sisemise lapsega, kes on praegu haavatud, kes ei tunne ennast turvaliselt, sest täiskasvanute maailm on ebakindel tema jaoks. Aga sina saad olla see täiskasvanu, kes näitab talle, et kõik on turvaline. Ja alusta sõnadest. Esmaspäevases nädala sõnumis ma ütlesin ka, et sõnadel on kaal ja midagi seal sõnadega oli. Ja alusta nendest sõnadest, sa hakkad sõnadega iseennast lohutama nagu väikest last. Ja sa hakkad iseennast kiitma sõnadega nagu väikest last. Ja pane sinna taha armastus ja mõistmine, sest sa ju mõistad väikest last, kui ta läheb endast välja või kui tal tekib mingisugune ebakõla, sest ta on ju väike. Ta on ju alles laps. Ta ei tea neid täiskasvanu maailma reegleid. Ja ta näeb kõike teistmoodi. Laps ei näe asju läbi täiskasvanu spektri. Laps näeb asju läbi tundemaailma, läbi alateadvuse, läbi vahetu kogemuse. Ta ei pane sinna ümber seda põhjus-tagajärg lugu, mida täiskasvanu oskab panna. Laps ei oska seda panna. Ja see laps, kellest ma räägin, on see haavunud sina, kes reageerib erinevates olukordades, kes läheb triggerisse erinevates olukordades. See on see sinu haavunud laps. Ja ole oma lapsele see täiskasvanud tugi, kes seletab talle ära, miks mõned asjad toimuvad. Ja täiesti okei on kiita. Isegi kui ei tule välja, kiitmine on okei. Kritiseerimine ei ole okei. See ei vii mitte kuskile. Nii. Võtan Tarot appi, mis on see hetkesõnum, mis tahab läbi tulla. Vaatame, kas jätkame sama teemaga või tuleb siit midagi muud meile. Hetkesõnum, mida meil oleks kollektiivselt vaja praegu kuulda. Paki all on sauade 4. See on selline hästi maandatud kodutundekaart, aga vaatame neid teisi kaarte siin ka. Kaarik. Saatanakene, pentaklite 5. Karikate 10. Siuke tunne, nagu see energia tahaks vibama minna ja sa praegu oled kuskile seda fookust kaotanud, et see saatan ei ole alati halb, eks ole, see on tõlgendamise küsimus. Kas sa loed saatana kaarti nii, et see tuleb midagi halba tekitama või sa loed saatana kaarti nii, et ta tuleb sulle näitama, et kuskil on mingi puudujääk või kuskil oled sa kinni. Ja sa oled kuskil kinni, kuidagi kõnetab mind väga tugevalt praegu. Ja see pentaklite 5, et sa oled kuskil sellises nagu madalas kohas iseendaga kinni. Ja see suunataju, mida see kaarik siin alguses tuli näitama, et see on sul nagu lonkama löönud või sa ei taipa, kui palju mõjuvõimu sul tegelikult on juhtida seda olukorda, kus sa praegu oled. Kaarik saab edukalt, tal on siin 2 sellist looma siin kaariku ees, sfinksi, eks ole. Aga me võime kujutada ette, need on ka hobused, musthobune, valgehobune.
sa saad oma kaarikut edukalt juhtida siis, kui sa paned need mõlemad hobused koostööle. Kui sa paned need mõlemad toimima. Ja ohjad on sinu käes. Kuidas sa need toimima paned? See on sinu enda suund, valik, otsus. Aga see tuleb toimima panna. See on väga selline sihikindel kaart, sest kui sa toimima ei pane, energiat lähevad vibama. See on natukene selline ka koosluse kaart, et kas sinu mõistus ja süda teevad koostööd. Praegu on mõistuse ülekaal nendest kaartidest, ma näen. Eriti see saatan sümboliseerib seda, eks ole, sest mõistus loob väga palju takistusi. Too oma mõistuse hääle kõrvale ka süda. Süda ei loo kahtlusi, süda ei loo kõhklusi. Südame hääl võib teinekord olla üsna radikaalne. Ja südame hääl võib tuua tegelikult palju rohkem rahutusi kui mõistuse hääl. Sest südame hääl tahab reeglina murda vanu mustreid. Ja vanade mustrite murdmine on meie ego tasandile õuduste unenägu. Aga see südame hääl tahab sulle midagi väga-väga olulist öelda, et see vikerkaarekene tahab pilve tagant välja tulla. Aga sa hoiad mõistusega mingisugusest kitsaskohast kinni, mis hoiab sind vales kohas, liiga madalas iseendaga. Kehtesta endale piirid. Kehtesta endale piirid, et sa ei oleks kinni ebavajalikus kohas. Ja miks sa lähed kinni või miks juhtub selline hetk, et sa oled kinni ebavajalikus kohas, on see, et sa ei taju iseenda piire. Sa justkui nagu lased asjadel toimuda või juhtuda, ilma et sa märkaksid, et ohjad on sinu käest, nagu ma ütlesin, ja ilma et sa märkaksid, et sul on õigus teha häält, et sul on õigus öelda, et miski sulle ei sobi või miski on sulle vale. Ehk siis sul on õigus kehtestada piire. Ja kui sa tuled endaga tasakaalu, siis see harmoonia kaart räägib väga kõnekalt. Ja see on selline emotsionaalne harmoonia, hinge tasakaal, kui sa kuulad oma südame häält. Sest kui me kuulame ainult oma mõistuse häält, siis üsna sageli jääb südame hääl kuulmata ja jääb ikkagi rahutus meie sisse, sest mõistus loob selle järgi, mida ta varem on kogenud, näinud ja mida ta varem on teadnud. Mõistus ei loo oma reaalsust selle järgi, mis võimalused sinu ees seisavad, nii-öelda uued võimalused. Mõistus loob reaalsust selle järgi, mis võimalused tal on varem olnud, mis võimalused on varem kogenud ja ta ei lähe sellest kaugemale. Süda on see, mis lükkab mõistust kaugemale, et saaks tekkida uued suunad. Siin on selline tõrkumise kaart meil ka ja täielik lahtiühendus resoneerub selle energiaga, mida ma rääkisin. Mingisugune liikumine. Sa otsid kinnitust, et liikuda või et teha mingi oluline samm. Aga sul puudub ühendus oma südame häälega. Sul ongi see, et sa ootad seda väliskinnitust praegu, aga tegelikult universum ootab sinu sisemist kinnitust. Ja siis hakkavad asjad paika minema. Siis toimub see kiire edasiminek. Tark ei torma. Ära torma mõistuse najalt, vaid liigu oma südame najalt. Siis hakkavad asjad ise minema jonksu. Ja paki all on selline kaart, mis ma juba teile näitasin, sauade 4, selline üsnagi maandatud, stabiilne, rahulik heaolutunne. Aga sa üritad seda heaolutunnet mingil põhjusel ära maskeerida.
sa kas ei julge näha või ei oska näha, nagu see karikate 4 siin on, eks ole, pakutakse mingi ülihea võimalus, aga lihtsalt ei võta vastu, lihtsalt sa ei tunne ühendust, sa ei oska seda märgata, oled iseendas eksinud ja puikled olukorrale vastu. Ära puikle vastu, haara härjal sarvist. Ja mine oma emotsioonidega tasakaalu. Hea öelda, ma tean. Aga see nõuab sinult, praegune olukord nõuab sinult sellist sisemist tuld ja oma emotsioonide mõistmist ja tundmist. Nii nagu ma siin selle video alguses seletasin, et kui sul tuleb mingi emotsioon ülesse, mis vajadus see on? Tuleb trigger ülesse, mis vajadus see on? Kas sa tahad seda triggerit tormata lahendama mõistusega või süda ütleb sulle midagi muud, et ära lahenda seda niimoodi või oota natukene või lahendab seda teistmoodi. Teinekord meie mõistus tahab mingeid olukordasid kohe ära lahendada, sest siis justkui nagu tuleb see selgus ja see turvatunne ja tasakaal. Aga teinekord on niimoodi, et need energiat peavad saama ruumi ise toimetada. Meil on vaja anda aega, sest siis me rahuneme ise maha, siis meil võib-olla tekib see mingisugune parem ühendus iseendaga ja üldse olukorraga, oma emotsioonidega. Ja siis lähme lahendama, kui me oleme jõudnud oma rahu ja südame tasandile. Segaduse tasandilt minna probleeme lahendama tekitab veel rohkem segadust. Ja siis võib sul takistuseks saada see liikumise soov, mida ma siin nägin. Et mingisugust olukorrast sa tahaksid edasi minna või tahaksid juba selja taha jätta. Aga seal on nüüd see 2 kohta, mis ma näitasin, eks ole, see karikate 4, et midagi sulle tahetakse anda, aga sa ei märka seda vastu võtta. Ja teiselt poolt midagi, mida sa peaksid juba ammu maha jätma või millest loobuma, sa hoiad kinni. Ehk siis see kaariku juhtimine, sul on see kaariku juhtimine praegu nii lappes, et sa nagu rapsid vales suunas ja rapsid vale eesmärgi nimel. Fookus on vaja tagasi saada ja kui sa saad tagasi oma turvatunde läbi iseenda, mitte läbi välise kinnituse, siis sa saad aru ka sellest, mis on see, mida sul on vaja vastu võtta ja mis on see, mis sul on vaja maha jätta. Praegu võib sul seal niisugune segadus olla. Aga ma tõmban kuldajastu kaartidelt ka sõnumi meile siia hetkesse, mis nad ütlevad praeguse olukorra ja sõnumi kohta. Mis on see, mida ma pean edastama? Neutraliseeri laengut. See on ka väga selline sõnum, mis räägib sellistest vibavatest energiatest, et energiad võivad kõikuda, probleemid võivad üles tulla, aga kui hästi sa manageerid neid. Kui hästi sa jääd, või pigem mitte kui hästi sa manageerid energiat, vaid kui hästi sa manageerid iseennast nende energiate keskel. Sina kui see kaarik, eks ole, kui hästi sa juhid ennast kui seda kaarikut, kui oma mõistuse ja hinge üksus ja kooslus, kui hästi sa seda suunad ja selle najal toimid. Kas sul üks hääl läheb sinna, teine hääl läheb sinna või sa tood need hääled kokku ja paned need toimima oma vahel. Sest point ju selles ongi, et me tuleksime iseendasse kokku ja et nii-öelda maa ja taevas meie sees saaksid ühenduse, jumaliku ühenduse. Ja ehk siin praegu on väga palju seda testimist üleval. Kas sa näed läbi illusioonide, kas sa näed läbi provokatsioonidest ja kui palju sul on kõrgemat teadlikkust, et kogu selle olukorraga toime tulla.
ja iseenda sellist neutraalsust ja tasakaalu säilitada. Ja usaldada seda sisetunde häält, mis su sees üles kerkib, sest ma olen veendunud, et meil kõigil see sisetunde hääl töötab ja tuleb ülesse. Aga me ei kuula seda. Ja me hakkame seda ümber veenma oma mõistuse häälega. Aga vahest tasub kuulata südant ka, sest sellel on väga sügavad tarkused ja sind abistavad tarkused. Mõnusat nädala jätku sulle ja tšau!